Tervitused! Loodus näitab juba üha rohkem kevade märke ja nädalatagusest kalapüügist, kus olid veel väga talvised olud, on haihtunud. Ja väljas on juba väga mõnus ja pehme, selline kergelt pilves, 6 kraadi sooja ja on saabunud aeg, kus siis tahaks juba igal pool korraga olla. Nii mere ääres merikat püüda, jõe ääres aga täna siis allusin veel tahtele tulla jõe äärde, proovida jõekat ja avastan täiesti uut lõiku siis Jägala jõe ülemjooksul jälle. Nüüd ma olen päris ülesse tuld. Teen siin mõnetunnise püügi, eks siis näis, kas tasub siia veel kunagi tagasi tulla. Jah, uut kohta tundma õppides tahaks kõik kohad läbi visata. Et võrreldes jah, selliste põhikohtadega, kus juba tead, et kala võib võtta ja panustadki rohkem siis rohkem nendele kohtadele, kus oled kala võtma saanud. Uut lõiku vaatad ja jõgi võõras. Iga 20 meetri tagant jälle sisse ja proovid. Tundub, et see igav sirge hakkab siin läbi saama, mida ma olen siin pool tunnikest loopinud. Siit tundub juba natukene rohkem jõe moodi ja huvitavam. Sain ühe võtu kätte, tegin sinna veel mõned visked, aga ei taht rohkem. Kerisin 3-4 vända pööret ja laks käis ridvast läbi. Tegin hulga viskeid sinna veel ja ei midagi rohkem. Nüüd 100% ei teagi, aga üsna tõenäoline, et ikkagi tugev jõnksatus käis läbi. Lanti ka miski seal ei takistanud.
nüüd selgub, kas ma saan seda lõiku üldse edasi püüda, et avastasin siin vasakpoolsel kaldal selline laiutav vesi siis ristub jõega. Ma just valisin vasakpoolse kalda allavoolu kõndimiseks, sest ma tean, et paremal mingi aeg ristub Ambla jõgi. Aga kaardi pealt vaatasin, et see säng, mis siin on, et see vist lõpeb seal kuskil ära. Selle koha peal avastasin mingi köie, keegi on vedanud köie ühe puu küljest üle vastaskalda sinna kuuse külge. Isegi ei tea, mis otstarbeks, keegi vist köiel kõndi üle teinud siin. Siin samas lõpebki ära, saan kaarega ringi ja natuke seda püüki veel jätkata. Jõudsin siia teisele poole ära, et siia siis suubub. Algul seal teisel pool vaatan, et kas üldse kannatab jätkata. Väike siuke 300-meetrine ring. Siit üle ei oleks saanud. Väga palju kopra tegutsemisjälgi on siin ka. Mingi kraav on jälle ees. Pärast vaatan sealt poolt, kas kannatab üle minna. Mingi huvitav vana sild siin vahepeal tuli ette.
paistab see jõgi enam-vähem samasugune. Nagu ta siin ikka lõiguti on, selline sirge kraav. Kaks lindu tiirutab siin. Üks pani minust mööda, teine nägi mind, hakkas kartma. Läks tagasi. Teen paarsada meetrit seda sirget lõiku veel ja hakkan vaikselt lõpetama. Lõpetasin selle uue lõigu ära ja jäi siis nullipäev täna jälle. Vaatasin kaardi pealt, autoni on tagasi kuskil 2 kilti nüüd kõndimist. Ja ei oskagi midagi arvata sellest lõigust, kas on ta kalavaene või ei olnud lihtsalt õnne. Kuigi kindlasti ei saa teda võrrelda järva või mõne muu forelli jõgedega. Et siin see kala saamine on pigem ikka õnnemäng. Aga kas kunagi selle lõigu peale veel tulen, ei oskagi öelda. Aga vähemalt sai siin ära käidud. On varem mul enne huvi pakkunud ja nüüd on vähemalt süda rahul.